Põllupäevik. Tere head kuulajad, Vilja Röst peab küll tõdema, et nüüd üle pika ja taaskord eetris on 2. detsember enne lõuna. Oleme siin koos hea kolleegi ja kaassaatejuhi Timo Sildvega. Tere Timo! Tere hommikust! Ja võib-olla saate algatuseks, kuna meil viimast saatest on niivõrd palju möödas, kuigi vaatasin ka hindasid, nii niisu, kotra ja rapsi, siis ma ei tea, meil on mõned kuud siin vahetunud, aga hindade mõttes justkui pole väga nagu midagi muutunud, et niisu oder on siuke pluss-miinus 1-2-3 eurot ja raps on täna tõesti natukene Hiinas küll kallimaks läinud. Aga kui sa vaatad nüüd sellele vilja vastuvõtu hooajale tagasi, ütleme, suurem ralli on ära olnud, et mis sellised võib-olla peamised nagu märksõnad on olnud või murekohad, et mis on see aasta rohkem esile tulnud? Jah, ütleme, eks koristus hakkab siin nüüd vaikselt läbi saama või ongi juba läbi, et siin mingi kombain küll eile veel vastu sõitis, aga selleks võib-olla hooldusesse. See vist läks pigem nagu hooldusesse, et midagi enam põllu pealt ei võeta, aga hooaeg jah, jälle teistmoodi, ei ole olemas sükst asja nagu keskmine hooaeg selles äris, et oma võimalustega nii võita kui kaotada, et ma ütleks selle hooaja eripära pigem oli see, et see ootus ja see, mis nagu kätte tuli, et see vahe vist ei ole kunagi nagu nii suur olnud, et võib-olla seal 2015 või 17, mis nüüd aasta 2017 oli see jah, see vihm ka samamoodi päris tugevad vihmad koristuse ajal. Ütleme niimoodi, et aga see on ikkagi nii kaua aega tagasi, vaata, see on juba meelest läinud või tahab minna meelest, et ta oli nagu selles osas nagu jah, pettumust valmistav, et ei tulnud seda 2+ miljonit tonni, et ja see kvaliteet, nagu me ka siin veel hooaja alguste saadetes rääkisime, need kvaliteedi jenkasid hakkas juba sealt sisse viskama, et ja tegelikult ega läks niimoodi hooaja lõpuni välja ja ütleks ka seda, et ta ei olnud nagu üle Eesti ühtlaselt need probleemid, et need probleemid olid ikkagi kuidagi kas regiooniti või mõnikord isegi vaatasid, et ei ole nagu ka regiooniga pistmist, et on ka nagu naabrimeeste lõikes need asjad nagu erinevad, et siin miks ta nagu nii on, et nende tõendite valguses ma ütleks, Martin, et see on ikkagi rohkem küsimus agronoomidele, et miks ta nagu nii erinev kvaliteet oli? Jah, ega tagantjärgi, eks me siin ka analüüse siin järjest ju teeme ja nüüd on siin ka juba välja hõigatud, et 4.–5. veebruar meil talveseminarid on tulemas ja toimumas, nii et pange need kuupäevad endale juba kirja ära, et kindlasti mõned küsimused seal saavad ka vastatud, mis me siin praegu sina juba ka õhku siin viskasid. Aga kuidas, ütleme, sellist ütleme, me oleme alati rääkinud, et kvaliteet on varieeruv ja kuidagi toome seda kogu aeg välja, aga nii seinast seina kui see aasta, tegelikult isegi tõesti ei mäleta ja pigem on ka murekoht ju see, et meil on nagu seda alumise piiri kaupa tulnud päris palju, et kuidas siis nagu ladudes seda üldse nagu käsitleda või käitleda, kui palju tuleb hoida midagi eraldi, et kui keeruline see logistiline ülesanne üldse nagu kokkuvõttes oli? Eks ta parasjagu keeruline oli, aga ma ütleks, et me võtame selle näiteks odra, esimene asi, mis meil tulema hakkas, alustame sealt. Mina ei ütleks, et meil oli odraga kõigi aegade kõige keerulisem aasta. Mina ütleks, et 2018 oli keerulisem, sest 2018 oli ikkagi seda ringi vedamist ja seda nagu hästi ütleme siis põhku, et hästi kerget. Kraami oli ikkagi nagu väga palju ja seal oli ikkagi vaja ja juba kaupa natuke ühest laost teise ringi vedada, et seal mingisugused numbrid paika saada. Ja tollel aastal ega mingid laevad, mis läksid, ega nendega natuke ka pahandusi oli. Aga ega see tegelikult ongi ju nii, et sa tead, mida sa müüa saad ja sa pead ikkagi väga täpselt jälgima, et mis kvaliteeti kuhu sa saad vastu võtta. Meil odral on ju kvaliteedi piir ees, on see sama, mis laevas meie, kes küsitakse, aga tuleb ka madalamat ja tuli väga palju madalamat, et seal on siis allahinnluse mehhanism, kus siis madalama mahuga aluga oder on siis vähem väärt, et kas ta siis on nagu läbi allahinnluse või me teeme odrale ma ei tea, ka 5 erinevat kategooriat, nagu meil on toidunisul, et igal odra kategooria siis oma hind, et ega ta lõpuks numbrit ju ei muuda ja see ongi see, et kellel on ta paremini õnnestunud, kellel on võib-olla ka ilmaga rohkem õnne olnud, tema saabki selle odra eest rohkem kätte ja kelle siis ei õnnestunud, siis nii ta nagu on, et seal on natuke madalam hind, et ja ka laevas me peame selle
keskmise ikkagi nagu ära tabama, et kuhu, et number oleks nagu õige ja väga piiri peal seal ikkagi nagu mängime nii palju kui saame, aga väga nagu hulluks seal nagu minna ei saa, sest riskid on seal ikkagi nagu väga-väga suured. Jah, ega laevad on suured ja ega kui sul tuleb sealt mingisugune tagantjärgi nõue seal isegi 2 või 3 eurot tonn, ega siis see summa summarum on väga suur rahaline kaotus. Aga siin muidugi tulid ka vahepeal välja siin statistikanumbrid ka, septembri lõpus äkki. See on küll ainult teraviljad, seal pole kaunviljasid ja rapsi sees. Aga see viitab justkui, et meil on kogu teravilja saakunud see aasta 50 000 tonni vähem kui eelmine aasta, mis tundub natukene ebausutav, kui aus olla, aga Statistikaametist küsisin ise ka järgi, et kuidas need numbrid on siis saadud, nad ongi tegelikult mingi esialgne hinnang siis mingi ekspertkogu ja põllumeeste küsitluste baasil, aga eks see number siin võib-olla uue aasta alguses seal mõnevõrra võiks täpsustada. Ma arvan, see number võib-olla peegeldabki täna natuke seda suurt pettumust, et see ootus oli nii suur ja see, mis lõpuks kätte saadi, et seal vahel oli ikkagi siuke 20-25%, et ja siis kuna see pettumus oli hästi suur, sest põllupilt tundus ju ilus, et siis võib-olla see number täna on natuke nagu pessimistlikum, et täna ma nagu ise seda ei näe, et meil need viljakogused oleks siis nüüd nii palju nii-öelda kahanenud, et meil on hooaeg veel minna, et teine pool hooaeg on ees, mis on kindlasti nii-öelda mahult väga palju väiksem kui see hooaja esimene pool, aga lõppnumbrid me ikkagi vaatame üle, kui 30 juuni on nii-öelda ära kukkunud ja siis vaatame numbritele otsa, et mis siis see hooaeg kokku tuli. Jah, et tegelikult ju sisuliselt 7 kuud on veel minna, nii et see on pikk aeg veel. Täpselt, kodudes vilja on ja sükke jähelhooaeg nii-öelda tuleb nagu igal aastal. Aga kaup, mis meil praegu ladudes, et kui palju veel on sealt veel eksportida, kui palju on juba sulle ära laevatatud, et kui pikk tööpõli veel seal ees on? Eks midagi on juba laevatatud, midagi on müüdud, ootab veel laevatamist, midagi on vaja veel müüa, et eks ta nii nagu käib, et jah, meie käes on nii-öelda täna ka päris palju seda vilja, mis pole põllumeeste poolt lukku pandud ja ega tegelikult ju päeva lõpuks meie oleme nii-öelda lihtsad vahemehed, et see, mida on võimalik sealt maailmaturult saada, seda peegeldame põllumehele edasi ja kui põllumees hakkab seda hinda fikseerima, siis hakkame ka meie neid nii-öelda müüke tegema, et vastasel juhul, kui me müüme teda väga palju ise varem ära või ostame kõik ära ja hakkame hiljem müüma, et selle asja nimi on üks ega sõna. Spekulatsioon ja ega spekulatsioon, ega ta mingil määral on selles äris nii-öelda vältimatu, aga mingite asjadega ikkagi on nagu see, et sa saad oma riske nagu juhtida, et see riski juhtimise pool tegelikult on meie äris ikkagi väga, väga oluline, et jah, kiusatus on alati saada nii-öelda kiiresti hästi rikkaks, et ostan täna ära ja jätan müümata ja äkki on ju 2 kuu pärast kõrge mind ja teeningi siin ühe laevaga mitu miljonit ja kõik on väga happy'd, aga nii see äri ei käi, et tegelikult on ikkagi siuke nagu pidev nii-öelda hedžimine, kuiv numbrivärk ja riskide nii-öelda maandamine ja riskide maandamine siis ikkagi tegelikult nii-öelda ütleks, et on nii-öelda 3 aspekti sellel, et üks on see Matifi suhtes, et siis kogu selle viljabörsi suhtes, et palju me seal positsiooni lahti hoiame, siis on ta nii-öelda erinevate kultuuride, kvaliteetide lõikes, kui palju me ühte teist ostame, müüme, et me seal ühe või teise kultuuriga väga nagu hulluks ei lähe, et jätame kõik erne müümata ja paneme panused ernes, müüme kõik kevadel, et päris sükst asja nagu ka ei tee, et ja 3. asi on see sama nii-öelda kvaliteedi poole riski maandamine, et see, mida me vastu võtame, et alati nii palju kui saame, tuleme põllumeestele vastu ja võtame seda ka madalamat kvaliteeti ladudesse vastu ja oleme seda nagu iga aasta teinud, aga kuskilt maalt on see piir, et kus sa enam nii-öelda riskida ei saa, et kui sul nagu kogu laeva kvaliteet hakkab juba minema niivõrd madalaks, et sa peadki aste madalamat kvaliteeti müüma ja ka seal laevas ei küsita sellel nisul või odaral, eriti just nisul mitte ainult ühte parameetrit, seal on nagu väga palju erinevaid asju, mida küsitakse ja
siis sa peadki neid kõiki nagu jälgima, et kui sa lased kas või ühe parameetri nii-öelda käest ära, siis sul võib olla väga hea kõrge proteiin, kõrge langemisarv, kõik muud, kellad, vilet, numbrid juures. Mahukaalu ikka pole, siis mahukaalu pole. Aga kui sul sellel asjal mahukaalu ei ole, siis sa võid lõpuks nii-öelda, võib-olla saadki ainult sööda hinna selle eest. Et ei olegi midagi teha, sest ja kui sul ei ole ka kuskilt võtta sellist kaupa, millel on mahukaal, et millega sa saata natuke kõrgemaks, et see nii-öelda kvaliteedi riski juhtimine on see nii-öelda kolmas asi seal, et millega tuleb siis nagu igapäevaselt tegeleda, et selline see nii-öelda äri on. Sa oled nüüd üsna tagasihoidlik, et midagi on laevatatud, sest sattusin mina vaatama AK-d, kuulen taustaks, tuttav hääl, vaatan, Timo seisab suure söödanisu laeva servas, juba lehvitab, saadab teele ja see oli, ma saan aru, viimase siis kas siis 10 või isegi rohkem enam aasta üks suurimaid laevasid, mis siis siit Eesti sadamatest teele pandi või isegi kogu Baltikumist võib-olla või? Ta oli väga suur laev ja see laev oleks võinud peale võtta kuni 81 000 tonni. Käisin kaptenit moosimas, siin võtsin mõningaid Eesti ilusaid maitsvaid joogikesi kaasa ja läksin kapteni jutule, et hea kapten, et kas saaksin teha nagu sihukese uue Eesti rekordi, et kapten väga tore mees, näitas kenasti laeva ja rääkisime juttu ja tegi ikkagi nagu väga viisakalt selgiks, et temal ei ole selle vastu midagi, talle siin väga meeldib, tahab meie juurde siia tagasi tulla, aga ütles, et probleem on sihtsadamast Aragonas. Et, see on siis Hispaanias? Jah, et nad ei saa sinna sisse, kui nad laeva täis panevad. Chief hakkas muidugi kohe arvutama, et kuidas ja mis ja kui võtta vähem kütust ja nii edasi, et seal nad läksid ka natuke nagu äksi täis seal tegelikult, et äkki ikkagi teeks ära seal uue rekordi, et aga lõpuks nad ikkagi nagu süke jällegi riskivärk on, et riski juhtumine, et nad võtsid süke natuke alla 74 000 peale sinna, et jällegi, et saada sinna Aragonasse sisse. Ja see on, kui sa küsisid, et kas ta on nagu kõige suurem ei ole, 2013 tegime 77 515 ja üldiselt need suured laevad, kui me ütleme suur laev, et siis nagu mõeldakse tavaliselt kahte varianti, kas ta 30, 60, viimastel aastatel on olnud väga palju ka siuksed vahepealseid 38, 44, 50, 54, 60-seid, ütleme, kui ta juba läheb üle 60, on selle hooaja alguseski laadisime 66 000 tonni otra ja jällegi ei midagi ebatavalist. Kuigi viimastel aastatel on odraturg olnud natuke teine, mitte nii väga Saudi, vaid pigem see Põhja-Aafrika. Seal on 30-sed tavalised. Ja seekord õnnestus 66. Meie jaoks 30, ühesõnaga laevapaberite töö tegemine on lihtsam, et sa pea 2 korda need tegema, teed nagu 1 korra. Ja süke nagu 60 on nagu tavaline. See, mis nüüd laeti 3 peale, see 68 500 siit Eestis, kuhu pani siis Skandar oli pool laeva, Kevili ja meie olime siis kumbki veerand. Et see laev ka, millest nii-öelda siin meedias juttu on olnud, et 68,5 ei ole ka nagu väga, väga tavaline. Et aga üle 70, see on juba nagu ekstra case. Ei lihtsalt siuke ülisuur kogus, et kas ja see nüüd söödanisu laev, et kas meil nüüd siis söödanisu Eestisse on alles ka jäänud, et siin söödaostjad ei pea väga muretsema, et meil kaup on? Kaup on ja ma arvan, et söödaostjad on täna ikkagi suurt hästi kaetud ka ja täna me oleme ikkagi näinud seda, et kui see vilja hind on madal, ma ennem jätsin nagu keerutasin välja sellest hinna tasemele vastamisest, siis tegelikult täna, kellele see hinnatase ju meeldib, on see, kes peab sööta ostma, et kui me vaatame täna piimahinda, kui me vaatame täna munaliha, siis see, kes täna sööta ostab, tema jaoks on ju hinnad head, et me alati peame mõtlema seda, et kogu sellel asjal on nii-öelda 2 poolt, et ei ole ainult nii-öelda ühes otsas see tootmine, et see tootmine on nagu mõlemas otsas. Ja eks see käibki nagu tsüklite kaupa, et kui sul nii-öelda täna kõik tahavad piima toota, siis mingil hetkel see tootmine suureneb, siis tekib ületootmine, siis kui tootmine seal suureneb, tekib nõudlus suurem ja nii ta nagu käib, et siis läbi viljahind üles ja
siis mingi hetk hakkab piima hind alla minema ja siis jälle vastupidi. Sa annab praegu lootust, et vilja hind kunagi tõuseb. Ma olen, ütleme niimoodi, et selles ma olen ikka üsna kindel, ma ei tea nüüd täpselt millal, aga mingi hetk nagu kindlasti tõuseb, et kas alati on küsimus, kas me jõuame selle nagu ära oodata nagu siis nagu põllumehe nagu vaatevinklist, et kas see on veel sellel hooajal või on vaja siin paar hooaega oodata, et ega kui me vaatame nagu selle hooaja seisu, siis jällegi vana hea ütles, et kõik, mida me teame, on tänastes hindades sees ja kogu see info, mis meil ümberringi olemas on, see kajastabki tänast seisu ja tänast hinda. Ja, et kui juba hindade juurde jõudsid, et siis võib-olla hakkakski pihtest otsast nisuga, mis on meil siuke selle aasta kindlasti siuke suurim kultuur, et Tallinna pind oli meil ju väga-väga suur läbi aegade rekord. Et kui sa, kui võtta nagu Matifit ennast, siis Matif on täna pigem madal, söödanisu samas jällegi suhestuna selle börsihind on nagu üsna terav, aga toidud on jälle nagu keskpärased. Et miks see nii on, et kas me siis nagu näemegi täna siis ka välisturgudele söödanõudlust nagu suuremat ja toitu lihtsalt täna on väga raske müüa või millest see nagu tingitud on? Nisu tervikuna on palju. Nisu tervikuna on maailmas palju ja piisavalt, et mingisugust nagu puudust seal nagu näha ei ole. Ja kui me räägime üldse nagu nendest hinnapreemiatest ja asjadest, et siis võib-olla korra üle käia, et mis asi see hinnapreemia nagu üldse on. Tegelikult ta on siis nagu füüsilise kauba ja selle börsi hinna suhe, et ehk siis kindla kvaliteediga kaup, kindlal ajal, kindlas kohas, laeva laetuna, üle või alla siis Prantsuse nisu. Jah, kokkulepitud futuur siis. Kokkulepitud futuur, täpselt, et ja see niimoodi tekibki siis see hinnapreemia. Et ja täna, kui me vaatame, hakkame siin nisus pihta, söödanisu, mis söödanisud kõige rohkem mõjutab, on täna maisi hind. Täna üks asi, millega võib-olla nii hästi ei ole, on maisi saagid, maisi kvaliteet Euroopas, mujalt maailmast jällegi piisavalt. Jällegi, kui ta on mujal maailmas piisavalt, teda on vaja siia saada. Et seal on see laevatus vahepeal, mille rohkem sa pead teda siia saama, seda suurem kogus saab jälle kohaliku nisu siin, pigem nagu seal konkureerida. Siis kui me lähme toidu juurde, toidupreemiad ei ole täna midagi halba, ei ole midagi head, oleme näinud paremaid, oleme näinud halvemaid, täitsa keskmised. Täna uute kogustega, Argentiina tuleb turule, täna muidugi jällegi siin eelmise nädala lõpp natuke siin 12,5 tõusis, jällegi koristusaja jutud, et võib-olla mingi probleem proteiiniga, et jällegi sükest. Need jõnksud nagu käivad, need uudised tulevad, kas see nii jääb, kas ta võtabki suuna kuhugi poole, kas jällegi, kas see läheb hinnapreemiasse, läheb see Matifisse see hinnatõus, hinnalangus sisse, et elu näitab, et selles suhtes on see äri nagu põnev, et on nagu pidevas muutumises, aga kogu tunnetustuhul ikkagi on see, et meil on täna seda vilja ikkagi päris palju ja teine asi, mida nagu vaadatakse, alati võib juhtuda see, et öeldakse, et me vaatame numbrid ringi ja et ikkagi ei olnud niimoodi. Aga täna ikkagi tunnetus on see, et see kogus kaupa, mis on nagu põllumeeste käes või mis on juba küll kokkuostjate käes, aga mis ei ole veel hinnastatud, mis siis veel peab turule tulema, et seda on ikkagi nagu väga-väga palju. No lihtsalt ka sinu jutu sekundeerimiseks, et kui sa räägidki Argentiinastki, siis eelmast on võiks vist äkki 8,5 miljonit tonni nisu, siis seda aastat alustati 20 miljoni tonnise prognoosiga, mis tõsteti suht tuttu 22 peale, siis 24 peale ja täna räägitakse juba 24,8 kuni 25,5 miljonit tonni, mis võib olla siis circa 7 miljonit rohkem kui aastaga tagasi. Ja just olid kas mingid Austraalia numbrid ka tulid välja, et kui siin hooaeg alustati, siis oli esmane nisu prognoos 30,6 miljonit tonni, sest lihtsalt külgolud olid kuivad ja ilmaolud ei olnud nagu väga soosivad, siis täna räägitakse juba numbritest 35,6, et ka 5 milli lihtsalt nagu hopsti tänu soosivatele ilmaoludele lihtsalt nagu jällegi turu peale lisandunud ja seda nisu tundub, et see aasta tõesti, et kui siin ka Euroopa, seda on praegu peast küll ei mäleta, aga see on ka vist mingi pluss 15 miljonit tonni äkki versus aastaga tagasi, et siis jah, me räägime see aasta tõesti väga suurest nisu mahust ikkagi, mis on turu peal käimas on ja mis otsib tegelikult endale kodu. Otsib kodu ja täna mõtleme, et mida läheme oleme jälle uuele saagile jõuame, et iga päevaga me oleme uuele saagile jälle lähemal, et seda lühemaks jääb see aeg, millal kõik see nisu on võimalik ära müüa. Ja kui peaks ka uus saak õnnestuma, siis meil on nagu eriti kehva olukord, et siis see
koristussurve, mida on siin aastaid oodatud, mida pole tükk aega olnud, noh siis ta võib jälle rohkem realiseerub. Jah, olla see ja isegi veel nagu tõsisem selles mõttes, et jah. Aga kui sellest toidunisust nagu rääkida, kui kellelgi toidunisud on ikkagi kodudes on alles ja võib-olla kas kõrgemat kvaliteeti, et kas siis mida siis nagu sellega teha, et kas seal on täna nagu niisugust head väljundit ka nagu kõrgele kvaliteedil just mingi 13,5 ja 14 proteiini üle või pigem me räägime ikkagi sellest 11-12 proteiinist ja ega väga palju paremat vaja polegi? Ega seal toidunisul täna, ma ütleks Eestis pigem toidunisu põhiline nii-öelda väärtus või parameetri mõistes seal on just seesama mahukaal, et täna proteiini eest sul turu peal ikkagi nii väga ei maksta, aga Eesti mõistes võiks see nii-öelda mahukaal olla, sest ega meile ja ma arvan ka teistele kokkuostjatele on seda madalat mahukaalu päris palju kokku tulnud ja selleks, et saada seda asja natuke turvalisemaks, natuke kõrgemaks, võib-olla võtta mingisugune kogus madala mahukaaluga toidunisu, mis on võib-olla täna juba planeeritud söödana üldse ära müüa, sellepärast et väga suur kogus seda madalat mahukaalu, sa ei saa seda lihtsalt nagu kokku segada ja toiduna müüa, siis alternatiiv ongi nii-öelda ta söödana panna, aga kui ta on ikkagi tänaval natuke eraldoitud ja kuskilt ei tea kust, on võimalik saada kõrge mahukaaluga toidunisu, siis seal annab jälle mingisuguseid nagu võimalusi, et aga mida mina näinud olen ikkagi viimane kuu aega, ütleks, et jah, nisu on meile liikunud, aga sellest toiduks on ikkagi läinud väga-väga vähe. No marginaalne osa ikkagi. Väga marginaalne osa, et enamus on ikkagi söödanisu, on endiselt tõsine kasvama läinud terade probleem ja ütleme, toitu sealt kuskilt nagu välja ei paista, et ja kui kellelgi tõesti ongi siin 780 pluss mahukaalu kodus, siis see on võib-olla niisugune koht, mida turu peal siis kaubelda ja küsida midagi siis võib-olla teravamat, et kui kellelgi on alles. Täpselt, kui on niisugust kaupa alles, siis kindlasti nagu üle küsida, et ma arvan, et see on nagu täitsa niisugune nii-öelda arutamise koht, ütleme nii. Tasub võtta ette sõita Tallinnasse laua taha tulla. aga Oder ka samamoodi meil ikka niisugune, küll jah, viimastel aastatel natuke niisugust oma olulisust vähendanud just selle kauplemise poole pealt, aga Odraga on siin vahepeal olnud ka väga huvitavad jõngsud, et Oder oli tükk aega söödanisust maas, käär oli vahepeal isegi 10 eurot pluss ja nüüd on siin mingil hetkel oli Oder järsku kallim kui söödanisu. Et kus nagu selline hüpe nagu järsku nagu tekkis, sest ma ütlen, sa rääkisid ennem, et tegime siin suure odralaeva ära, siis mäletan väga hästi, et valemid läks tegelikult isegi veel kehvemaks järjest ja siis nagu kuidagi hopsti järsku oli see muutus seal väga kiire nagu tulema. Oder on hästi selline neile huvitav kultuur olnud ja ütleks, et kauplemise koha pealt üks minu lemmikkultuure nii-öelda olnud kogu aeg, et Oder ikkagi ta on nii-öelda söödakultuur ja Oder väga palju võistleb maisi söödanisuga nii-öelda söödaratsioonides. Midagi on võimalik asendada, midagi kindlasti ei ole. Ja on kindlasti mingisugused turud, kus see Lähis-Idas, kus on ka Oder ja kõik, et sa nagu ei asenda nagu midagi. Aga Odra puhul, mis me peame nii-öelda silmas pidama, on see, et Odra kasvatamine on muutunud. Et sa ise ka näed, Martin, et meil on tulemas järjest rohkem taliotre. Nii on. Ja igal pool maailmas on see talioder on üle võtmas suviotre. Sest saagikus on enamasti parem. Aga mis see endaga nii-öelda kaasa toob? Ta on ikkagi kõige esimene asi, mis hakkab põllult tulema. See on kõige esimene asi, mille eest sa saad hakata kohe nii-öelda raha küsima. See on esimene asi, mida sa saad hakata ladudest nii-öelda läbi keerutama. Et nii-öelda laopöörded saama sadamates, mis on nagu. Ja mida on viimastel aastatel näha olnud, on see, et see Oder kaubeldakse ka tihti kohe ära. Ja kaubeldakse ära selle preemiaga, mida on võimalik turult saada. Ja kui Oder on piisavalt odav, ta hooaja alguses pannakse teda väga palju nii-öelda sööda sisse, teda väga palju juba kulutatakse hooaja alguses ära. Ehk tervikuna Odra ju tootmine ei ole nii-öelda muutunud väga palju. Mis ma öelda tahan selle nii-öelda pika ja segase jutu kokkuvõtteks on see, et
me tarbime selle hooaja esimese paari kuuga piisavalt palju otre ära, et võrreldes varasemaga hooaja teiseks pooleks jääbki seda otre vähem. Ja kui ka juhtub see, et kuskil piirkonnas selle odraga natuke tagasi hoitakse põllumeeste poolt, siis tekibki olukord, kus nõudlus on sellel asjal nii-öelda päris terav. Ja täna ma arvan, et me olemegi sinna jõudnud, et vahepeal oli siin üks Türgi tender, Matif oli siis ka natuke kõrgem seal võib-olla siin mingi kuu aega tagasi ja siis Türgis laos oder autole laetuna oli $270 või $275. Jah. Need kuulsite head kuulejad, et millist hinda on odrast võimalik kuskil kaugel saada? Kuskil kaugel saada, aga jällegi et sinna Türki saada, sa pead ikkagi sinna kohale sõitma ja see oli dollarites, euro-dollar ja nii edasi, et arvutame laevatused dollarid kõik, ega siis see hind, mis meil siin väljas oli, ega see seda nii-öelda peegeldaski. Aga see oder on jah, mina ütleks muutunud ja eelmine aasta samamoodi, kui eelmine aasta ma ütleks, oli selle odraga isegi veel ekstreemsem kui see aasta, kui me odraga eelmine aasta hinnapreemia muutus võib-olla hooaja algus versus need nii-öelda tipud oli üle €50. Siis see aasta meil on odra hinnapreemia paranenud võib-olla ainult €30. Ehk siis tegelikult, kui me räägime sellest hinnapreemia kõikumisest ja sellest nendest nii-öelda riskidest, siis see hooaeg on olnud ikkagi 50-30 ikkagi märgatavalt lihtsam. Jah, 66 000 tonni korda €20 tonn, mis sinna laeva läks näiteks, kui tuua nagu siuke üle võlli nagu näide, et aga see on jah huvitav, et ma isegi vaatasin, et ka seda 26 saagi odra hinda, ega see ka meil mingitel hetkedel oli siin ju väga terav, et siuke €183-184 tarnituna muuga, et jällegi seal taliodra vaatest võib-olla seal juba ka midagi võib-olla riskiahutuse mõttes ära fikseerida tundus nagu üsna mõistlik, et kui nüüd ausalt rääkida, Martin, siis ega me selle USA-gis ikkagi täna hinnad on väljas ja võtame ikkagi riski sellega, et me seda odrahinda pakume, sest USA-sse täna tegelikult odrahinda keegi ei osta. Jah, aga see on Baltikabru mure. See ei ole meie mure ja me oleme valmis seda riski sellelt hinnatasemelt nii-öelda võtma. Ja täna meile ta nii-öelda tundub, et nii võiks ta nagu meie jaoks ka veel safe olla. Ja täna me saame öelda seda, et õnneks kahjuks, et see risk ei ole täna väga suur, sellepärast, et otra on väga-väga vähe fikseeritud, siin võib-olla mõnisada tonni. Jah, söödanisu on pandud palju rohkem lukku, nisu on ka suurem kultuur, et aga nisu hinnavalemid on olnud ikkagi ajalooliselt natuke söödanisust siis räägin ikkagi stabiilsemad kui oder. Ja jällegi oma loogika on olemas, et nagu me vahepeal alguses siin ütlesime, et mis see hinnapreemia siis on, et füüsilise kauba suhe sellesse Prantsuse nisusse, et ja ma arvan, et nisu suhestub siinkandis Prantsuse nisusse paremini kui oder, et jällegi oma loogika nii-öelda olemas, et aga jällegi paremat nii-öelda kohta, kuhu seda otra hetsida, nagu mina ka ei tea. No ega vist keegi ei tea, sest seda oleks juba olnud kasutuses kuskil arvatavasti, et täpselt nii. Aga võib-olla saate lõpetuseks natukene ka veel rapsist, et rapsi on küll vist, tegelikult on isegi raske hinnata, kui palju teda on ära hinnastatud ja palju ära müüdud Eesti põllumeeste poolt on, sest ega ametliku rapsi statistikat tegelikult ka veel väljas ei ole, mis see kogutoodang siis võis olla, aga teda kindlasti veel on ilma hinnata ka ja on ka kodudes laududes alles, et raps on nüüd siin võib-olla nagu hinna volatiilsuse mõttes nüüd selgelt nagu ületanud nisu hindasid, et siin need kõikumised siin 440-st 470 välja on siin esinenud tegelikult juba päris mitu korda, et see tuleb nagu mingi lagi ette ja siis on jälle põrge tagasi, siis on mingi põhi, jälle põrge tagasi, jälle tuleb lagi ette ja jälle nagu alla tagasi, et siuke nagu pendeldamine on käinud siin võib-olla siuke 2-3 kuud juba. Et kui sa nüüd rapsi nagu vaatad kõrvalt, et me teame, et Austraaliast tuleb rapsi, Kanadast tuleb rapsi, et kui palju nagu nende toodangud siia Euroopasse nüüd ka võiks hakata jõudma ja mis siis nagu see meie hindadele võiks nagu tähendada? Ma ütleks selle peale, et seda toodangut jõuab siia täpselt nii palju, kui seda vaja on, sest kui me räägime sellest samast Kanada GMO rapsist, mis oli enne aasta teema, alguse arvati, et ei ole võimalik teda siin kasutada, siis räägiti mingisugusest 500 000, siis miljonist tonnist räägiti, et seal on
noh, igasugused piirangud, lõpetades sellega, et isegi selle kauba transportimisel on omad piirangud, et sa ei saa nagu samamoodi transportida nagu meie siin kohalikku rapsi. Aga see kõik on nii-öelda, oli ületatav ja ma arvan see aasta samuti ja raps käib üles-alla ja rapsi puhul tundub täna jällegi, et asi on nagu, kuidas ma ütlen, noh, vaatame need rapsi futuure, et tunduks nagu puudu ja rapsi suhe nii-öelda viljafutuurides, raps on täna ikkagi väga hea. Ja siin võib-olla üks koht, kus jälle, noh, ütleme, nagu sa tead, ma väga tihti nii-öelda nõu ei anna, et aga, ja ega hetkel ka mitte, aga pigem nagu juhiks ühele asjale nii-öelda tähelepanu. Et kui me võtame siin eilse sulgemise börsihinnad, me võtame veebruari, mis on täna nagu kõige lähem ja noh, sinna veel on minna, et täna ikkagi hinna arvutamine, laevade kauplemine käib veebruari järgi. Kui veebruari eilne sulgemine oli 479, siis mai on 474-75. Ehk mai on märgatavalt odav. Täna hinnapreemia, mida põllumehele siis sadamas, noh, kõik jääb sadama järgi nagu ikka, on kuskil mingisugune miinus, ma ei tea, 14-17 eurot seal. Mis on ajalooliselt pigem terav. Mis on ajalooliselt pigem terav. Ja siin ongi jällegi üleskutse või süke väga, noh, mitte üleskutse, ta võib süke selles mõttes nagu lihtne mata, et kui keegi mõtleb, et okei, kevadel on hind nii-öelda kallim, et müün siis. Aga võtame nagu niipidi, kui see kaup on sul kodus, sa pead seda nii-öelda hoiustama. Sa pead, kui sa ei ole seda ära müünud, sa pead seda ka nii-öelda finantseerima. Siis seal on juba mingi, ma ei tea, 5 kuud, noh, üle 10 euro on seda kulu kindlasti. Noh, pluss veel tegelikult on igasugused ju mingid roiskumise, kuumenemise riskid on ju, noh, mida sa isegi rahasse, noh, saab panna, aga väga keeruline selles mõttes, et need on nagu väga suured. Täpselt, siis paned siin nüüd kulud, tänane hinnavalem on suht terav, võtad veel selle hinna vahebörsi pealt, siis kuidas täna seda nagu mängida? Igaüks võiks selle oma Excelis läbi lasta, on see, et sa müüd ära täna füüsilise kauba, võtad sellest kogu raha vastu ja kui sa tõesti tahad hinda oodata ja usud, et see mai futuur läheb üle 500 ja sul on 25 eurot sellest nii-öelda täiuslikust õnnest puudu, siis osta seda mai futuuri ja on aega oodata sinna aprilli lõpuni, et millal see futuur tagasi müüa ja see puuduolev osa siis võtta nii-öelda börsi pealt. Et täna seda maitad siin nii-öelda on ja täna kui võtame jällegi vaatame, mis nisude peal toimub, et ega siin ju ka väga ei maksta selle kauba edasi kandmise eest, et eelne sulgemine oli jah, seal ikka väike vahe lõpuks tekkis, aga turg avanes ju niimoodi, et vahepeal oli detsember ja märts olid nullis, hinnavahet ei olnud, et tegelikult mis oli nagu hästi huvitav hetk, et see oli 0,25 ja siis ta lõpuks hüppas mingi 1 peale äkki isegi, et aga noh, see on ka vähe, sest noh, normaalne siuke carry võib-olla oleks mingi eur 56 võib-olla midagi taolist nagu arvestada, et ta võiks nagu olla, aga jällegi kui me vaatame täna nii-öelda ka märtsi-mai vahet, noh, see on mingisugune 3,5 eurot ja sealt mais-septembrini, noh, seal juba natuke on siuke viiekas vahet natuke peale, ehk siis tegelikult ega, ja kui me võtame detsembri, noh, detsembri-septembri vahe, 26 saakis räägib, noh, seal tegelikult on juba päris suur see erinevus. Ehk mida siis nii-öelda see turg nagu seal selles mõttes meile jutustab, on ikkagi nagu see, et kuulge, see septembri surve võib tulla, täna, noh, futuurid näitavad, et turg seda usub, et septembri surve, koristussurve tuleb päris suur, sest kui sa oled valmis hoidma seal detsembrini, sellest makstakse kohe, ma ei tea, mis on 7 eurot on vahe praegu, jah. Täpselt, et kui me vaatame, mida praegu, kui kaup on juba käes, noh, mida praegu makstakse, no ei maksta nii palju. Ehk siis jällegi, et kas me tahame täna nii-öelda ette fikseerida mitte, noh, meie oleme jällegi asukohalt sellises, et meil väga septembri järgi nii-öelda ju füüsilist kaupa väga ei müü, sest selleks ajaks, kui see september ära lõpeb, noh, meil on nüüd ka esimene koristus tehtud, aga koristus kindlasti on veel täis hoosud. No jah, see lihtsalt ei saa seda kogustki niimoodi kokku võib-olla ja seda kvaliteedipiltigi niimoodi ka tervikuna, et eks see nagu keerusem jah, et rapsi poole pealt ka lihtsalt võib-olla sojast mõned sõnad ka omalt poolt lisan juurde, et noh, nagu me siin teame, siis Trump ja siis Xi on siin omavahel ka väga palju suhelnud ja väga palju siin
ma ei teagi, telefonikõnesid vist teinud ja siis vahepeal ka kokku saanud, et oktoobri lõpus ju tehti ju kokkulepe, et siis Hiina ostab 12 miljonit tonni soja USA-st 2 kuu vältel. Ma saan aru, et tänaseks on sellest mingi 2–3 miljonit tonni on ostetud, aga aasta saab läbi kohe. Ja tegelikult Hiina osapool vist pole isegi siiamaani kinnitanud, et see kokkulepe päriselt on tehtud ja olemas. Et mis on ka minust nagu väga-väga huvitav ja väidetavalt veel see 12 miljonit tonni, see ei ole lagi, see on nagu põhi, et nagu see võib olla 12 isegi pluss miljonit tonni. Et no ma ei tea, eks see ka selle soja hinda on väga-väga palju siin nagu heidutanud nii ühes kui teises suunas. Ja noh, tegelikult peaks veel kokkuleppe järgi Hiina ostma järgmine aasta veel 25 miljonit tonni veel juurde soja. Et kokku 37 miljonit tonni 14 kuu vältel, et tunduvad väga suured numbrid, aga ma ei tea, eks näis, sest et see on kindlasti ka nagu noh, ütleme siuke turgu muutev mõjutav tegur, kas siis päris see kokkulepe on või ei ole ja see noh, tegelikult võiks juba lähinädalatel ka selguda. Noh, kui seda soja asja kommenteerida, siis jah, mingisugused kokkulepped on tehtud, nagu ma vist kunagi öelnud olen, on alati üks on see, et kui see kokkulepe tehakse, siis järgmine asi vaadatakse, et kas ta üldse on nagu reaalne asi, mida siis nagu välja hõigati. Ja siis kolmas asi on see, et hakatakse vaatama, kuidas seda nii-öelda ellu viiakse. Ja täna, noh, nagu sinu jutus ka välja tuli, et seda soja on nagu hästi palju ja kui me võtame täna näiteks sojamiili, võtame täna rapsi koogi, rapsi sorti, kõik nii-öelda proteiinasjad, nad on tegelikult täna ikkagi väga-väga odavad. Et täna rapsi hinnast ju, noh, ma ei tea, väga vähe on kook ja väga palju on õli, et see on niipidi nii-öelda muutunud. Ja kui me räägime nüüd sellest nii-öelda Hiina asjast, siis jah, turu peal on ka see, et Hiina räägitakse, et võiks nagu üritada seda kokkulepet nii-öelda täita. Aga selleks, et seda kokkulepet nii-öelda täita, ega hiinlased ju ei teadnud, et see kokkulepe tuleb. Hiinlastel oli päris palju juba ostetud. Ja Brasiiliast. Täpselt. Ja öeldaksegi, et noh, laual on nii-öelda variant, et äkki siis nii-öelda makstakse mingit trahve, tühistatakse need Brasiilia koormad ära, võetakse USA-st. Aga mina küsiks seda, et aga mida see nii-öelda muudab? Sest Brasiilia kogus peab ikkagi kuhugi nii-öelda välja jõudma. Ja nii on. Täna meil ongi tekkinud nii-öelda olukord, kus meil on kaupa palju, see kajastub hindades, meil on täna hinnad ikkagi väga-väga alla löödud ja selleks, et siin mingisugust nagu hinna tõusu, kas me oodata, vaadata, meil peab kas tekkima kuskilt mingisugune suurem tarbimine, tulema mingisugune ikaldus, et see balanss peab natuke nii-öelda muutuma hakkama. Ja ma arvan, et mida siin, see, et nagu ei külvata ei tehta, mina seda nagu ei usu, ma arvan, et põllumees põldu ikka läheb ja... Ei no globaalselt ju pigem ka pinnad ju suurenevad, selles mõttes, et see, kui siin keegi Euroopas jätab midagi tegemata, see suurt pilti ikka ei muuda. Jah, võib-olla vaadatakse üle mingisugune matemaatika, et ei ole vaja seda nii-öelda kõige suuremat saaki saada, võib-olla on seal mingisuguseid nii-öelda põllumehe vaates kokkuhoiu koht, et ma ei saa küll nagu nii suurt saaki, aga ma saan ta nii-öelda selles mõttes efektiivsemalt nii-öelda kätte, et mul mata läheb paremaks, ma ei rihi 8, lepin 6-ga, aga väga palju väiksemate sisendite hulgaga. See on võib-olla üks pool, mis võib seda alla tuua. Siis on... kindlasti nii-öelda muutus kultuuride lõikes, sama palju soja, palju maisi. Nii täna, kui me võtame selle soja, noh seal õlile nõudlust on, proteiinile mitte nii väga, noh kas ja kui palju Ameerikas siis vahetatakse seda, kui palju üldse saab piirkonniti soja rapsi vastu vahetada. Soja rapsi vastu, okei. Ma lihtsalt tahtsin seda võib-olla kommenteerida, et USA põllumees, tal on tüüpiline külvkord on mais ja soja, nii, ja USA põllumees külvab soja siis, kui soja on kallim vähemalt 2,6 korda üle maisi. Et kui see suhe on kallim, ütleme, kui see, siis läheb kohe soja maha. Nii kui ta on madalam, siis läheb mais, sest et, ja ta on valdavalt olnud madalam nüüd nagu tükk aega, sest USA põllumeest, ta igal juhul eelistaks maisi, aga eks ta peab ka lõpuks nagu raha teenima, sest maisi puhul on ju see kõik on äge, et sa saad hästi palju tonne, sa saad kõik oma suured masinad tööle panna ja siis sa saad nagu seda kaupa liigutada selle hästi palju, aga jah, seal on ka, nagu meie kunagi rääkisime, et raps versus nagu nisu on ju, et see 1-2 suhe,
noh, tegelikult täna ta on juba ammu suurem, aga USA-s ka jälgitakse, et siis ka jah, et nagu mais versus soja, et 2,6 peab olema see vahe vähemalt. Ja mis nagu tundub mulle, kui me täna vaatame, kus meil nii-öelda maailmas nii-öelda probleemid on, et kus siis nagu põllumehed nii-öelda hädas on, et täna ikkagi see on, noh, USA-d sina jälgid hästi palju, noh, seal neid klippe tuleb nii-öelda uksest aknast, milline see seis seal on ja et kuidas ikkagi seda diili ei olnud ja kes kelle poolt hääletas ja nii edasi, et seal on, noh, seda infot nagu ja neid kommentaare tuleb palju. Kui me vaatame seda, mis Euroopas toimub, samuti ei ole see nii-öelda põllumehe seissid nii-öelda hea. Aga kes täna nii-öelda ei kisa, kes järjest nii-öelda tootmist nii-öelda suurendavad sama Lõuna-Ameerika, kui palju seal on ikkagi nii-öelda 10 aastaga juurde tulnud, ehk siis need kohad, kus täna on odavam nii-öelda toota, kus on ka klimaatiliselt hea toota, nemad on oma tootmist väga-väga palju nii-öelda suurendanud, nad teevad seda suhteliselt odavalt, palju odavamalt kui meie siin suudame. Ja kõik see kasv, mis on nii-öelda sealt tulnud, sellele kasvule ei ole nõudlus järgi tulnud. No jah, ja pigem see, ütleme, üks on see odavus ja teine see on kindlasti vähemate piirangutega. Jah, vähemad piirangud asjad, et see kõik mõjutab nii-öelda kokku. Ja täna ongi olukord see, et see kaup toodetaksegi siukses nii-öelda piirkonnas ära ja katsu siis sellega nii-öelda siin nagu võistelda, et ja ongi väga nii-öelda keeruline. Ja kui seda massi järjest juurde tuleb, siis ongi nii-öelda mõttekoht, et mida külvata, kuidas külvata ja see matemaatika lähebki nii-öelda järjest nii-öelda keerulisemaks ja kogu see nii-öelda sisendite pool, et just rääkisime meil ennem siin väetsutoote Jüri Mihkliga, et kellel just ka siin, noh, lämmastikinnad on tegelikult jälle tõusnud, nii et siin täna nagu uue saagi vastu seda kokku panna on juba jälle päris raske, kellel on lämmastik enamus puudu. Vot, et seal see mata lähebki keeruliseks, kui sa vaatad jälle miks need väetisinnad saavad tõusta, eks mingites kohtades on ju nõudlus olemas sellel asjal, kus toodetakse siis rohkem on see sama nii-öelda Lõuna-Ameerika poolt. Ja jah, et eks see nii-öelda sisendi mata on ju kõik kokku, on meil siin nii-öelda see taimekaitse, seemned, väetis, maahind, masinad. Ma arvan, et eks täna hakatakse nagu kõike seda nii-öelda järjest nii-öelda üle vaatama, et ma arvan, eks selle mängu nimi mingi hetk ongi nagu see, et aru saada, et mis hetkel on mõistlik teha ja mis hetkel on mõistlik nii-öelda jätta mingi asi tegemata. Nii on, jah. Okei, aga võtame tänaseks vast saate kokku, et lubame, et nii pikka pausi enam ei tule, et paari nädala pärast teeme uue salvestuse. Aga ma ei tea, seniks võib-olla siis kõigile, kellel on vaja veel vilja müüa, et siis külma närvi ja niisugust turgude jälgimist, kuigi siin jah, teravilja poole pealt väga midagi põnevat pole, aga hoidke ennast ikkagi kursis ja juba uute kuulmisteni. Jah, 2 nädala pärast jälle. Kõike paremat. Põllupäevik.